tere kõigile Seiklusmaa TV vaatajatele. Eliise, räägi meile natuke lähemalt, kus me täna tulnud oleme? Täna me oleme tulnud Sillamäele avastama, seiklema ja kindlasti saab meil väga lõpus ka olema. Mis siis, et ilm on küll natukene hall ja sombune nagu varakevadel ikka kombeks, aga pole hullu, Seiklusmaal saab ka sellise ilmaga seigelda. Lähme vaatame siis kinomajja, et see on sellises neoklassitsistlikus stiilis ja ka siis peale Saksa okupatsiooni ehitatud. Aga nüüd on ta siis kultuurimaja nime all, aga kunagi põhiline kasutusviis oli jähtel kinomaja. Aga siiani siin näidatakse vahepeal filme, aga põhiotstarbel on siin ikkagi igasugused etendused ja niimoodi. Aga jah, ta on, muidu on säilinud see maja küll, ta on lihtsalt renoveeritud paar aastat tagasi, et on neid vanu elementi veelgi kaunimaks tehtud. Ja isegi mina olen ühe korra siin laval esinenud, nii et täitsa tuttav koht, aga lähme vaatame alla muuseumisse ja ka pommivariandisse. Nagu sellises kohas küll mõtleks, et issand siin täiega ikka huvitav, et siit kaudu siis sai ronida, kui oli pommitamine. See oli nagu varu väljapääs, et sai minna teisest kohast ka välja. Natuke hirmus. Natuke veider on küll selline, niivõrd tehtsalt on see, kuna selle maja kultuur ja kõik siis tegelikult see Nõukogude hõng on nii tugev. Ma tean, et Sillamäel on veel üks hästi tore muuseum, kus on ka seda Nõukogude hõng, aga siin on selline rohkem nagu püha ja selle nii-öelda religiooni või nagu religiooni, et nagu mis see usk tegelikult oli või see kord. Hakkame mängima seda Veranda otsingumängu, mille nimi siis on mängufilm Veranda, mis on filmitud 1988. aastal Arvo Valtoni novelli Veranda leib ainetel. Ja see kestus on siis umbes pool tundi ja me peame lihtsalt selle kaardi järgi käima erinevates Sillamäe kesklinnas asuvates punktides ja vastama küsimustele. Esimene küsimus on siis, et mitu ümarat lillevaasi on praegu paraadtrepi peal ja vaatame kohe siis. Nii, update! Nüüd me oleme üksi omapäid. Ja me käisime söömas ja nüüd jätkame oma otsingumänguga, et lähme käime ülejäänud punktid ka läbi. Praegu väga hästi ei ole kursis, kuhu minema peab. Aga kokku on 12 punkti siin kaardi peal, mis on vaja siis üles leida. 12 punkti ja vastused on ka tegelikult olemas. Niimoodi vaikselt siin nurgas. Väikselt. Aga meie neid ei vaata. Ja, me tahame ikka ise otsida. Me otsime ise. otsingumäng on meie jaoks läbi, meie leidsime kõik vastused üles, aga
me oleme otsustanud, et me ei taha teiega liiga palju jagada sellest, sest et saate ise tulla ja avastada seda mängu. Jah, mingi huvi peab ju teile ka jääma, et meie oleme siis nagu need huvi tekitajad, et neid mänge on siin väga mitu erinevat nii eesti kui vene keeles, et kindlasti tasub uurida ja valida endale kõige sobivam. Ja näiteks kas või soojal suvepäeval tullagi randa ja tulla ka siia ja mängida. See võtab umbes pool tundi või 45 minutit. Saab ilusti jalutada, käia vahepeal osta jäätist ja võib-olla käsitööd poest näiteks midagi endale suveniiriks ja nautida seda ilusat arhitektuuri ja ilusat kesklinna. Aga näeme siis varsti jälle ja tulge kindlasti Sillamäed hammastama. Tšau!